Oleme nüüd siin Harjumaalt tulnud külla härra Henn Põlluasale. Tere! Tere! Härra Henn, Saue vald on kasvamas jõuliselt nagu teisedki vallad. Teil on eeskujulik raudtee ning ka rongiliiklus. Kuidas ja kas aitate enda poolt kaasa ka raudtee rajamisele Turbasse, Jellemaale ja edasi ka Haapsallu? Ma olen Riigikogus Tallinn-Haapsalu raudtee saadikute toetusrühma liige ja minu meelest tõepoolest tuleb raudtee taastada. See, miks ta kunagi 20 aastat tagasi ära lõpetati, on ääretult kahetsusväärne, sest sõitjaid ju oli, inimestel on vaja liikuda, on vaja pääseda kooli, töökohta ja täna tõesti Riisiperest edasi on transpordiühendused üsna halvad, eriti kui arvestada, et Turba, mis on veidi suuremgi kui Riisipere, sinna rong ei sõida ja ka edaspidi on erinevaid asulaid, kus inimesed vajavad liikumist, eriti nüüd, kui on meil tulemas suur ühendvald ja kõik need inimesed peavad ju pääsema ka keskusesse Saue linna. Miks peab ehituse esimene etapp ulatuma Turbani, mitte aga Jellemaani? Et esimesel juhul tooks see ju kaasa ebamugavuse bussidelt rongidele ümberistumisel ning ka suureneva autode voolu Turba asulas? See on väga hea küsimus. Tõepoolest võiks ju alustada kohe selle projektiga suuremalt ja uhkemalt ja teha ta korraga ära. Osaliselt on see loomulikult raha küsimus, aga heal tahtmisel, eriti kui ka eraettevõtjad on lubanud ju õla alla panna ja kasutades ehk ka Euroopa struktuurifondide raha, siis võiks selle ehituse teha tõepoolest korraga ja suuremas mahus. Kas olete kursis, kui paljud gümnasistid Turbast võiks sõita kooli Sauele? Saue koolis käib väga palju lapsi teistest ümbritsevatest omavalitsustest ja ka Kernust ja Nissist ja eriti siit Saue vallast, mis on Saue linna kõrval. Ja kui meil õnnestub saada riigigümnaasium siia Sauele, senine gümnaasium muutuks siis põhikooliks ja siis kindlasti oleks põhjust ju sealtkandi lastel mitte sõita, osa käivad ikkagi Tallinnas, mitte sõita nii kaugele välja, vaid hakata kõiki käima siin. Neid lapsi on palju ja vajadust on kindlasti. Ja minu viimane küsimus, nii Turba kui Jellemaa jäävad tulevikus Saue valla piiridesse. Kas raudteel oleks valla inimeste jaoks oluline ja vaid Tallinna suund või näete midagi olulist nende jaoks ka Haapsalu suunas? Kindlasti ega elu ei liigu mitte ainult ühes suunas, vaid kõikides võimalikes ja kui raudtee on olemas Haapsalu vahel, siis kindlasti inimesed saaksid käia tööl ka Haapsalus, kaubad saaksid liikuda mõlemas suunas, nii et see on tõesti väga vajalik, seda enam, et tänane transpordiühendus on väga pehmelt öeldes vilets, nii rongile kui bussile saamine ei ole kuigi hõlbus. Need probleemid tuleb kõik kompleksselt lahendada ja loomulikult selliselt, et ühendvalla inimeste elu läheks paremaks, mitte ei muutuks selle ühinemise tagajärjel keerulisemaks. Härra Põlluas, suur aitäh teile selle intervjuu eest!